Tere päevast, austatud ametikaaslased! Me alustame Riigikogu täiskogu V istungjärgu 10. töönädala esmaspäevase istungiga. Ja hea meel on tervitada siin Riigikogu saalis ka Iraani eksiilvalitsuse esindajaid, kes viibivad istungisaali rõdul. Tere päevast! Ja austatud Riigikogu, seoses Riigikogu liikme Kert Kingo volituste lõppemisega asus käesoleva aasta 1. aprillil Riigikogu liikmeks asendusliige Peeter Ernits. Ja järgnevalt kuulame ära tema ametivande. Peeter Ernits, palun. Head kolleegid, asudes täitma oma kohustusi Riigikogu liikmena Riigikogu 15. koosseisus, annan vande jääda ustavaks Eesti Vabariigile ja tema põhiseaduslikule korrale. Suur tänu ja hea kolleeg, palju edu sulle sinu töös. Järgnevalt aga, head kolleegid, palun kohaloleku kontroll. Kohale on end registreerinud 80 Riigikogu liiget, puudub 21. Järgnevalt päevakorra täpsustamine ja kinnitamine. Teatavaks tehtud päevakorras on toimunud muudatus. Väliskomisjon ja eelnõu algataja on teinud ettepaneku arvata kolmapäevase istungi päevakorrast välja esimene päevakorrapunkt, milleks on Vabariigi Valitsuse algatatud välissuhtlemisseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 385 kolmas lugemine. Seega jääb see punkt päevakorrast välja. Ja Lauri Laats, ma saan aru, et on ettepanek päevakorraga seoses. Lauri Laats, palun. Ja, aitäh, lugupeetud Riigikogu esimees. Mul on ettepanek välja arvata kolmapäevasest päevakorrast punkt number 2, 570 SE. Ja vaadates ka viimaseid ka meediaväljaannete arvamusi ja kaasa arvatud ka Delfi näiteks juhtkirja, ma arvan, praegu oleks tõesti mõistlik aeg maha võtta ja natukene mõelda selle SE peale ja võib-olla siis ka vastavad otsuseid ka teha. Aitäh. Suur tänu, hea kolleeg. See on nüüd küll komisjoni ja algataja õigus see päevakorrapunkt päevakorrast välja arvata ja seega ma ei saa isegi seda väga arvestada, aga ma saan aru, et Õnne Pillak soovib samuti teha siis päevakorra osas oma väga selge seisukoha püstituse. Õnne Pillak, palun. Ja aitäh Reformierakonna fraktsiooni poolt. Me ei ole selliselt Riigikogu täiskogu päevakorra muutmisega nõus, et oleks lihtsalt selge. Selge, aitäh. Nii, enne kui me saame asuda päevakorra kinnitamise hääletuse juurde, Mart Helme, käsi püsti, küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta. Ja mind huvitab, missuguse põhjendusega on kolmapäevase päevakorra punktid 2 ja punktid 4 Riigikogu koosseisu häälte enamusega. Ma saan aru, et see peab silmas siin 51 hääle enamust. Aitäh.
Jah, suur tänu, hea kolleeg, et tõepoolest need nõuavad Riigikogu koosseisu häälteenamust, aga see on olnud ka juhtivkomisjoni väga selge seisukoht ja juhtivkomisjon on oma otsused teinud siis vastavatele seadustele tuginedes. Nii, rohkem küsimusi ei ole, siis selleks, et kinnitada, Varro Vooglaid, teil on küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta, palun. Ja suur tänu, ma ei plaaninud midagi küsida, aga see teie viimane kommentaar jäi arusaamatuks ja tõstatas rohkem küsimusi kui vastas. See, et komisjon on sellise seisukoha võtnud, ei anna meile ju mitte mingisugust sisulist vastust küsimusele, et millisel põhjusel on võetud selline seisukoht komisjoni poolt. Aitäh! Aitäh, hea kolleeg, et kõigepealt 4. päevakorrapunkt on väga selgelt tuginev ka Riigikogu õigus- ja analüüsiosakonna analüüsile, millest lähtuvalt komisjon on oma otsuse teinud ja konkreetselt 570 SE puhul ja kuna eelnõu 570 SE puudutab ka registritoiminguid ja kohtutoiminguid, siis põhiseadusest tulenevalt nõuab see Riigikogu koosseisu häälteenamust. Nii et võttis natuke aega, aga vastus teie küsimusele on väga selgelt olemas. Mõlema puhul on olemas ka komisjonide otsused, et need nõuavad Riigikogu koosseisu häälteenamust. Nii, rohkem küsimusi ei ole, siis saame alustada päevakorra kinnitamise hääletuse ettevalmistusega. Selle töönädala kolmapäevase istungi päevakorrast jääb juhtivkomisjoni ja eelnõu algataja ettepanekul välja esimene päevakorrapunkt ja koos selle muudatusega panen hääletusele Riigikogu täiskogu 5. istungjärgu 10. töönädala päevakorra kinnitamise. Palun võtta seisukoht ja hääletada.
Päevakorra kinnitamise poolt on 64 Riigikogu liiget, vastu 13, erapooletuid ei ole. Päevakord on kinnitatud. Ja nüüd, head kolleegid, on võimalik üle anda eelnõusid ja arupärimisi ja palun kõigepealt siia Riigikogu kõnetooli Vabariigi Valitsuse esindaja proua Heili Tõnisson. Austatud esimees, hea Riigikogu, Vabariigi Valitsus algatab täna 5 seaduseelnõu. Esimeseks, konkurentsiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu. Riigikogus esindab seaduseelnõu menetlemisel Vabariigi Valitsust justiits- ja digiminister. Teiseks, looduskaitseseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse Natura hindamine eelnõu. Kolmandaks, keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu. Neljandaks, looduskaitseseaduse, jahiseaduse ja riigivaraseaduse muutmise seaduse eelnõu. Eelnimetatud 3 seaduseelnõu menetlemisel Riigikogus esindab Vabariigi Valitsust energeetika- ja keskkonnaminister. Ja viiendaks, võlaõigusseaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu. Selle seaduseelnõu menetlemisel Riigikogus esindab Vabariigi Valitsust rahandusminister. Aitäh! Suur tänu! Ja palun nüüd Riigikogu kõnetooli kolleeg Anastassia Kovalenko-Kõlvart, palun. Tallinna linnavalitsus eesotsas sotsiaaldemokraatide ja linnapea Jevgeni Ossinovskiga on tekitanud tänavatel liikluskaose. Linnajuhid olid tegelikult juba eelmisel suvel teadlikud, et pisimopeedid tulevad, kuid ohutuse riskide maandamiseks ei tehtud aasta otsa mitte midagi. Ettevõtjaga ei pandud tingimusi paika, selle asemel tehti ainult pilte linnavalitsuse pressitoas. Vähe sellest, et sotsiaaldemokraat teinud linnas midagi, ei tehtud ka riigi tasandil midagi, kui oldi Reformierakonnaga valitsuses ja meil oli muutmisel ka liiklusseadus. Ja selle tulemusel täna me kahjuks näeme, kuidas väikesed lapsed sõidavad pisimopeedidega, satuvad liiklusõnnetusse. Ja ma tean, et sotsid soovivad täna ka ühe sellise eelnõu sisse anda, mis seda reguleeriks, aga mida te aasta otsa tegite, kui te olite nii Tallinnas kui riigis võimul? See eelnõu aga, mida ma täna esitan, reguleerib korraga mitu väga olulist aspekti. Esiteks, ettevõtja, kes annab rendile või üürile kergliikurit, peab tagama kasutaja vanuselise kontrolli. Pisimopeediga tohib sõita alates 14 aastat. Meil aga hiljuti 13-aastane tüdruk sattus auto ratast alla. Teiseks peab olema tagatud juhtimisõiguse kontroll noortele, sest 14- ja 15-aastased tohivad sõita nüüd siis, kui neil on rattajuhiluba. Ja kolmandaks peab olema tagatud ka 16-aastastele, kuni 16-aastastele kasutajatele kiivri rentimise võimalus. Kas see meil tuleneb liiklusseadusest? Kuid neid reegleid täna ei täideta, sest ettevõtjad praegu saavad öelda, aga see ei ole üldse nende probleem, nemad ei vastuta. Ja lisaks antud eelnõuga ma annan võimaluse sätestada kohalikul omavalitsusel kergliikurite ja pisimopeedidele piirmäära. Ja tegelikult põhjus, miks meil siiani ei ole olnud sellised konkreetsed regulatsioone, eriti kergliikurite osas, sest see ei ole enam saladus, aga valitsevad erakonnad, Reformierakond, Eesti 200 ja sotsiaaldemokraat on teinud seadused ühe kindla ettevõtja Bolti huvides. Ja meie kohustus täna seadusandjana on kaitsta meie inimeste, meie laste tervist ja tulevikku. Aitäh! Aitäh! Nii, ja järgnevalt palun Riigikogu kõnetooli kolleeg Kalle Grünthal, palun. Head kolleegid, täna hommikul, kui ma tööle tulin natuke varem kui tavaliselt, jälgisin väga huviga, mis nägudega inimesed tulevad tööle. Ja ma võin kätt südamele pandes öelda, et kuskil 1/3 nendest oli hästi uniste nägudega.
Ja eeltoodust siis ma esitangi eelnõu selle kohta, millest on palju räägitud nii Eesti kui Euroopa tasemel, et Eestis lõpetataks kella keeramine suveajal ja talveajale mineku osas. Miks seda vaja teha on? Küsimus on selles, et paljud uuringud on kinnitanud seda, et tegelikult kella keeramine mõjub väga harvasti inimese tervisele, samuti põhjustab siis kella keeramine segadust ka transpordis ja tööaja arvestuses ja sündmuste registreerimises, kusjuures kella tund aega edasi keerates ei saa teel olev transport püsida ka graafikus. Need on need tõsised probleemid ja asjad, aga kõige tähtsam on ikkagi see, et inimeste tervisele mõjub kella keeramine äärmiselt halvasti. Ja on tuvastatud ka uuringutega, et see põhjustab südame-veresoonkonna ohtlikke häireid, meeleoluhäireid, liiklusõnnetuste kasvu ja akadeemikute seisukoht on selline, et kella keeramine tuleb lõpetada ja tuleb kasutada vööndiaega, millega inimese bioloogiline rütm on evolutsiooniliselt kohandatud. Ehk siis, nagu ütles üks vanem meeshärra kella keeramise kohta, et kui sa lõikad tekil ühe otsa jupi maha ja õmbled selle alla otsa, ega siis tekk sellest pikemaks ei lähe. Aitäh! Suur tänu! Nii, ja järgnevalt kolleeg Jaak Valge, palun. Lugupeetud eesistuja, head kolleegid, Eesti mehed, Eesti naised. Mul on siin kaasas minu ja Leo Kunnase arupärimine siis majandus- ja tööstusminister Erkki Keldole. Siin on neid argumente ja fakte on 3 lehekülje jagu, aga ma loen lihtsalt küsimused ühendatult ette, et niimoodi mahun ajaraamidesse. Esiteks kõigepealt, et kas minister tunnistab, et selle massilise sisserände tõttu on viimase 5 aasta sisseränne on olnud viimase 70 aasta suurim ja suhtes püsielanikkonda on see mitmekordselt suurem kui meie lähiriikidesse ja võimalik, et suurem suhtes püsielanikkonda kui ühessegi teise Euroopa riiki. Nii, ja et ka selle tõttu on meil välistööjõudu rohkem kui kunagi varem Eestis on olnud. Teiseks, kas minister lükkab ümber väite, et Reformierakonna valitsuste ajal on Eesti majandus orienteeritud suhteliselt madala lisandväärtusega pigem odavale tööjõule? Kolmandaks, kas minister tunnistab, et Reformierakonna valitsuste ajal on Eesti tootlikkuse ja konkurentsivõime meie strateegilistest eesmärkidest väga kiiresti kaugenenud ja meie lähiriikidest maha jäänud? Neljandaks, kas minister tunnistab, et meil on välistööjõudu ka Aasiast ja Aafrikast võimalik sisse tuua piiramatult, kui neile 1,5-kordset palka maksta ja plaan niinimetatud oskustööjõu erandi kaudu sisserännet suurendada tähendab realiseerumise korral mitte midagi muud kui madalama palgaga tööjõu lisandumist? Nii, ja viiendaks, kas minister tunnistab, et madalama töötasuga tööjõu lisandumine vähendab veelgi Eesti tootlikkust ja konkurentsivõimet, pidurdab uuendusi ja Eesti töötajate palgakasvu? Ja kuuendaks küsime, mida minister on teinud, et kohandada Eesti majandusstruktuuri enam eakamate inimeste tööhõivele vastavaks? Aitäh! Suur tänu! Nii, ja palun Riigikogu kõnetooli kolleeg Andre Hanimägi, palun. Lugupeetud spiiker, head kolleegid, olen siin teie ees, et üle anda Eesti Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ja 4 fraktsioonitu liikme poolt liiklusseaduse täiendamise seadus. Ja tõepoolest seoses kergliikurite ja pisimopeedidega on lahti läinud selline hea nõiajaht, kus siis näidatakse teineteisele näpule, kes mida on tegemata jätnud. Ja öeldakse, et
all-linnas, et natukene on siin Riigikogus puudu ja head Riigikogu liikmed ütlevad, et aga et all-linnas võiksite natukene seadusi väänata ja pöörata. Ja vaatamata sellele, et siin ka ennist öeldi, et aga linn on midagi tegemata jätnud, siis ometigi seesama, kes ütles, et on tegemata jätnud, tuli siia ja esitas eelnõu, mis annaks veel rohkem võimalusi. Järelikult ikkagi on ka seadusandlikult mõned augud sees, mida mul on hea meel, et ka Keskerakond soovib koos meiega arutada ja parandada. Ja selle ettepaneku sisu on siis väga lihtne: täiendada liiklusseaduse paragrahvi 190 /14 lõiget 1 punktidega 5 ja 6. Ja selle 5 ja 6 sisu on siis see, et kohalikul omavalitsusel oleks õigus määrata siis maksimaalne arv sõidukeid, mida ettevõte võib oma territooriumil kasutusse anda, ehk siis määrata ära konkreetne piirmäär, sest vastasel juhul on meil tõepoolest ühel hetkel olukord, kus kõnniteel on rohkem sõidukeid kui inimesi ja lapsevankreid. Ja teisalt siis kehtestada võiks omavalitsus ka vanuse piirangu, millest nooremale isikule ei ole lubatud ettevõtte poolt sõidukit kasutusse anda. Ja ka see on seotud tõepoolest sellega, et vaatamata selles, et meil on liiklusseadus ja meil on reeglid, siis paraku, kui ettevõte neid reegleid ei jõusta ega teeb kõik oma endast olenevalt seda, et seda jõustada, siis neid õnnetusi paraku juhtub. Nii et selline lühike eelnõu. Aitäh! Aitäh! Nii, kolleeg Tiit Maran, palun. Austatud kolleegid, mõni aeg tagasi siin saalis ma esitasin härra peaministrile küsimuse, milline on Eesti keskkonnapoliitika või kas Eestil üldse on keskkonnapoliitika. Sellele ma vastust ei saanud. Mõni aeg hiljem ajakirjanduses eelmine kliimaminister teemat käsitles ka üldvormis, mis jättis sellise tunde, et sellist dokumenti ei ole üldse olemas. Ja kui see küsimus, mille ma toona esitasin, võis tunduda retooriline, siis sisuliselt ta ei olnud retooriline. Selleks peab ajas natukene tagasi minema. Nimelt algatas keskkonnaminister, siis kui oli veel Keskkonnaministeerium, keskkonnavaldkonna arengukava koostamise. Selle koostamise ettepaneku kiitis heaks Vabariigi Valitsus 11. märtsil aastal 2021 ja selle koostamiseks moodustas keskkonnaminister valdkonna arengukava koostamise juhtkomisjoni, kuhu kaasati hästi palju spetsialiste, Riigikantselei, huvirühmade esindajaid ja nii edasi. Lisaks tehti ka strateegilise mõju hinnang, mis sai heakskiidu. Ja sellest hetkest alates praktiliselt asi seisab. Kliimaministeeriumi kodulehel leiab eelnõu mustandi kuupäevaga 4. august 2023 ja kaugemale see ei ole läinud. Ja sellega seoses esitan ma arupärimise koos kolleegidega Andres Sutile, energeetika ja keskkonnaministrile, et aru saada, et miks ei ole esitatud seda arengukava kinnitamiseks valitsusele, kas seda plaanitakse muuta või ei plaanita muuta, siis kuidas plaanitakse edasi minna üldse strateegilise selle valdkonna arendamisel. Aitäh! Aitäh! Ja Lauri Laats, palun. Kolm arupärimist, palun. Aitäh, lugupeetud Riigikogu esimees, head kolleegid, head inimesed, kes jälgivad nüüd interneti vahendusel. Täna sooviks üle anda kolm arupärimist Eesti Keskerakonna fraktsiooni Riigikogu liikmete poolt ja nimelt. Esimese arupärimise sooviks üle anda välisminister Margus Tsahknale ja arupärimine puudutab NATO liikmesriikide teavitamises seoses valimisõiguse kaotamisega Eesti kohalikel valimistel. Teatavasti 26. märtsil otsustas Riigikogu muuta kiirendatud korras põhiseadust, millega jäeti Eesti kohalikel valimistel hääleõigus alles vaid Eesti ja Euroopa Liidu kodanikele. Hääletusõiguse kaotasid Eestis elavad kõigi teiste riikide kodanikud, seega NATO liikmesriikide, mis ei ole Euroopa Liidu liikmed, kodanikud, näiteks Island, Norra, USA
Kanada ja nii edasi. Kui me arutasime seda küsimust põhiseaduskomisjonis ja vaadates ka protokolli ja ka seletuskirja, siis leidub selline mõttelause. Tsiteerin. Nii Välisministeerium kui ka väliskomisjon on kinnitanud, et NATO liikmesriikidel, mis ei ole Euroopa Liidu liikmesriigid, ei ole ootust, et nende kodanikud peaksid saama Eesti kohaliku omavalitsuse volikogude valimistel hääletada ning seetõttu ei ole Eestil keeruline sellist põhiseaduse muudatust ka selgitada. Peale siis 26. märtsi meile jõudnud info kohaselt on pöördunud erinevate Riigikogu liikmetega kui ka ministeeriumi poole erinevad siis riikide saadikud, saatkonnad, kes on küsinud, et miks sellised muudatused on tehtud ja miks tegelikult ei ole vastavat siis riike saatkondi teavitatud. Ning sellest lähtuvalt me sooviksime teada, et millisel viisil Välisministeerium on need siis päringud teinud, kuidas ta selle info kätte sai, et NATO liikmesriikidel tegelikult nende kodanikel ei olegi ootust, et nad siin kohalikul tasandil saaks sõna öelda. Teine arupärimine puudutab siis Eleringi strateegiat ja arupärimine on suunatud siis energeetika- ja keskkonnaministrile Andres Sutile. Ja nimelt riigiettevõtte Eleringi juht Kalle Kilk ütles 4. aprillil Vikerraadio saates Uudis+, et elektrivõrgu välisühenduste rajamisel ei puutu Eesti sotsiaalmajanduslikud mõjud Eleringi ning lähtutakse Euroopa ühisturu vajadustest. Tahakski teada, et kas on nii-öelda riigiettevõtte selline uitmõte, võib-olla ebaõnnestunud väljaütlemine, kas ka minister teab, et riigiettevõtte juhti ei huvitagi sotsiaalmajanduslikud aspektid ja kas selline info on võib-olla ka valitsuskabinetis valdav, et Elering teeb oma asja ja see, mis puudutab sotsiaalmajanduslikke aspekte, see ei ole rohkem kellegi asi. Et kuidas Eesti inimesed ennast tunnevad või mis nad sellest tegelikult, mis kasu saavad. Ja selle kohta ongi meil 6 küsimust püstitatud. Loodetavasti saame ka vastused, mis selgitavad riigiettevõtte Eleringi juhi siis Kalle Kilgi väljaütlemisi 4. aprillil saates Vikerraadios Uudis+. Kolmas arupärimine sooviksime esitada majandus- ja tööstusministrile Erkki Keldole ja see puudutab siis välisriikide vagunite kasutamist Ukrainas. Ja nimelt, nii nagu uudisest tuli välja jällegi nädalavahetusel, kus Ukrainas pandi seisma siis meie ettevõtete raudteevagunid. Neid vaguneid on siis üle 500, neid puudutab erinevad ettevõtteid, kus siis rohkem Ukraina ei luba meie ettevõtetel tegutseda. Ja tsiteeriksin ühte Eesti ettevõtjat, kes ütles selle kohta järgneva. Selleks, et oma ettevõtjatele luua turul paremad tingimused, otsustati välisriikide vagunid kõrvale jätta. Nagu märgis kindlasti üks asutajad, see on pragmaatiline küüniline lähenemine. Nad aktsepteerivad Eesti maksumaksja abi, kuid nad ei luba neil oma territooriumil töötada. Ukraina on loonud oma ettevõtetele eelistused. Kohalikud vaguni omanikud tegid lobitööd välismaiste vagunite kasutamise keelustamise nimel. Kõik Baltikumi vagunid on peatatud ja sellest loomulikult kuna meie ettevõtjad seoses selle otsusega kannatavad ja sellest lähtuvalt ongi majandus- ja tööstusminister Erkki Keldole rida küsimusi, mis puudutab, kas ministeerium juba tegeleb nende küsimustega, kuidas see olukord lahendatakse ja kui kiiresti ikkagi meie ettevõtted suudavad või siis tulevad uuesti turule tagasi Ukrainas, et kaubavahetus on oluline ja meie ettevõtted kindlasti ei tohiks kannatada, arvestades, et tegelikult me oleme väga head partnerid olnud Ukrainale. Aitäh! Suur tänu! Ja palun nüüd Riigikogu kõnetooli kolleeg Evelin Poolamets, palun. Aitäh, lugupeetud istungi juhataja, head kolleegid. Tehnoloogia areneb kiiresti ja tihti
võib juhtuda nii, et seadused ei jõua järgi. Antud eelnõu muutmise eesmärk on muuta keskkonnatasude seadust, et tagada võrdsed keskkonnamõju hindamise alused olukorras, kus maismaa tuulikute tehnilised parameetrid, kõrgus ja võimsus on jõudnud meretuulikute tasemele. Praegune mõjuala regulatsioon on 250 meetri kõrguste tuulikute puhul kõigest 3 kilomeetrit ja see on maismaal. Sama suurte parameetritega tuulikute mõjuala merel on 20 kilomeetrit. See ebaloogika tulebki kõrvaldada ja selle eelnõuga muudetakse, et ka maismaal olevad tuulikud, mis on 250 meetrit kõrgem, et ka nende mõjuala oleks sarnaselt meretuulikutele 20 kilomeetrit. Aitäh! Suur tänu! Olen Riigikogu juhatuse nimel vastu võtnud 9 eelnõu ja 5 arupärimist ja juhatus otsustab nende edasise menetlemise vastavalt meie kodu- ja töökorra seadusele. Aga asume nüüd edasi tänase päevakorra juurde ja meie tänane esimene päevakorrapunkt on Riigikogu liikmete Lauri Laatsi, Vladimir Arhipovi, Vadim Belobrovtsevi ja Aleksei Jevgrafovi 12. veebruaril käesoleval aastal esitatud arupärimine Hiina luure ligipääsu kohta Eesti elanike andmetele ja rakenduste ja tehnoloogia kaudu. Ja palun arupärimist siia Riigikogu kõnetooli tutvustama Riigikogu liikme Lauri Laatsi. Palun. Aitäh, lugupeetud Riigikogu esimees, head kolleegid, head inimesed, kes jälgivad interneti vahendusel. 12. veebruaril käesoleval aastal esitasime lugupeetud justiits- ja digiministrile Liisa-Ly Pakostale arupärimise ja tõesti see puudutas Hiina luure ligipääsu Eesti elanike andmetele rakenduste tehnoloogia kaudu. Ja see arupärimine oli ajendatud Riigi Infosüsteemi Ameti kübervalitsuse aastaraamatust esile toodud ohud, see puudutas ka Hiina luuretegevust ja samamoodi olid tegelikult välja toodud tehnoloogiad, Hiina tehnoloogiad, samamoodi ka sotsiaalmeedia, näiteks siitsamast arupärimisest tulenevad näiteks sellest tulenevad võivad Hiina päritolu rakendused ja seadmed, näiteks TikTok ning BYD elektriautod kujutada ohtu Eesti elanikele, privaatsusele ja riigi küberturvalisusele. Ja sellest lähtuvalt me esitasime lugupeetud ministrile 5 küsimust. Ja tegelikult tahaksimegi teada, et kas tõesti on meil selline olukord, kus vaatame sellele, et me kasutame Hiina tehnoloogiat ja seadmeid, oleme pidevalt ohu all või ikkagi Eesti suudab ennast kaitsta nendes küsimustes ja kui turvaliselt peaks Eesti inimene ikkagi ennast tundma praeguses olukorras või ta peaks äkki nendest tehnoloogiatest seadmest üldse keelduma. Nii et loodame sellist konstruktiivsele debatile ja püüame siit ka mingit selgust saada, et kuidas see tegelikult olukord on. Aitäh! Aitäh! Ja arupärimisele vastamiseks palun nüüd Riigikogu kõnetooli justiits- ja digiminister Liisa-Ly Pakosta. Palun! Aitäh ja suur tänu selle arupärimise eest. Nimetatud küsimusele on tõepoolest tähelepanu juhtinud oma viimatistes aastaraamatutes mitu riigiasutust ja ma usun, et kõik need inimesed, kes on seda ettevalmistavat tööd teinud, on väga rahul sellega, et Riigikogu saalis
sellel teemal ka detailsem arutelu toimub. Nii et ma tänan väga arupärimise esitajaid. Vastan küsimustele järjest. Esimene küsimus: milliseid meetmeid on riigis rakendatud, et vähendada Hiina tehnoloogia ja rakenduste kaudu toimuvat Eesti elanike andmete kogumist? Nüüd kõigepealt ma pean selle küsimuse kohta ütlema, et ma ei saaks päris niimoodi väita, et kui meil on Hiina tehnoloogia või rakendus, et siis selle kaudu alati toimub Eesti elanike andmete kogumine. Et seda saaks väita ühemõtteliselt siiski pärast vastavat uurimist ja kohtuotsust. Ja ka üldiselt, nii nagu te oma sissejuhatavas osas siin ka välja tõite, et Eesti ju tegelikult on selline väike riik, me oleme avatud turu põhimõttel tegutsenud ja paljudel Eesti inimestel on kodus erinevaid seadmeid, mis on toodetud erinevates riikides. Nii et see tehnoloogia areng, mis on toonud Eesti elanike kasutusse seadmed, mis koguvad moel või teisel inimestega seotud andmeid, olgu need kas või näiteks nutikellad, siis need seadmed tõesti suudavad tarkvara kaudu neid andmeid ka tõenäoliselt vahetada laiemalt. Ja Euroopa Liidus tervikuna, Eestis konkreetselt siis selle järgi ka on andmekaitse üldmääruse järgi, andmekaitse seaduste järgi ikkagi reguleeritud see ära, et selline isikuandmete töötlemine ja andmete vaba liikumine peab toimuma ainult niimoodi, et isikuandmete kogumisest ja selle kogumise eesmärgist tuleb inimest teavitada. Ja samal ajal me teame, et mõned mittedemokraatlikud riigid seda põhimõtet ei järgi. Nad ei ole oma ettevõtete seadmetesse sellist teavitust korrektselt pannud ja on ka teada, et riiklike huvide raames võib tõesti toimuda selline teabe kogumine. Eesti on korduvalt pöördunud siis Euroopa Liidu poole ka, et ühtlaselt kehtestada vastavad impordi- või müügikeelud, kus need on põhjendatud just selliste seadmete suhtes, mis on toodetud kaudse eesmärgiga omandada, koguda ja analüüsida Eesti kodanike, aga ka teiste Euroopa Liidu kodanike tegevust. Mõnikord on võimalik ka koguda teavet näiteks meelsuse kohta. Õiguslik raam Eestis vaatamata sellele on siiski üsna põhjalikult olemas. 2022. aastast on meil elektroonilise side seaduses nõue, et sideteenuse osutaja peab sidevõrkudes kasutatava riist- ja tarkvara jaoks saama nõusoleku Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametilt. Teine võib-olla kõige olulisem säte on see, et küberturvalisuse seadus paragrahv 6 sätestab siis paljudele avaliku sektori asutustele ja kriitilistes valdkondades tegutsevatele ettevõtjatele tervikliku kaitse põhimõtte järgimise kohustuse. Ja see tähendab seda, et iga asutus ja iga ettevõte peab ise tegema kindlaks võimalikud ohud oma võrgu- ja infosüsteemile ja rakendama süsteemi kaitseks kohaseid korralduslikke ja tehnilisi abinõusid. Ja muuhulgas tuleb ka siis vältida ebaseaduslikku andmekorjet kasutavaid seadmeid või selle võimaldamist. Lisaks on meil olemas küberturvalisuse seadus. Seal on siis toodud ka terve rida kohustusi ja nende kohustuste täitmiseks on välja töötatud Eesti infoturbe standard. Ja see infoturbe standard näeb siis ette samuti asutustele ja ettevõtjatele kohustuse hinnata nii riist- kui tarkvara tarneahela riske. Tarneahel tähendab siis seda, et tuleb jälgida tõesti ka seda, kust, mida ostetakse ja kas erinevates etappides, kus see konkreetne seade on toodetud, on need siis olulised riskid kõik maandatud. Ja loomulikult need tarneahela riskid võivad olla seotud erinevate Hiina tehnoloogiate, seadmete ja rakenduste kasutamisega. Kokkuvõttes saab öelda seda, et meil on avalikus sektoris ja ettevõtjate jaoks olemas andmete kaitse regulatsioon, aga küsimus pigem on ju selles, et kui efektiivselt me suudame neid olemasolevaid nõudeid rakendada. Hea uudis on siiski see, et kuigi me kõik oleme siin mures, siis küberturvalisuse poolest siiski avalik sektor ja erasektor Eestis on üks edukamaid riike maailmas.
Nii et meil on palju asju läinud õigesti ja hästi. Siiski tasub nimetada, et eraisikust tarbija puhul, kes siis peaks ise hindama riske ja iseennast kaitsma kahjuliku tegevuse eest, mis siis võib olla seotud ebasõbralikest riikidest toodetud tehnoloogiliste seadmetega, nende ostmisega või nende turvamata jätmisega, et see on riigi vaates keerulisem. Me oleme lahendanud seda teavituskampaaniate kaudu ja oleme siis Justiits- ja Digiministeeriumi poolt teinud ka ettepanekuid Haridus- ja Teadusministeeriumile, et minu hinnangul tõesti peaks olema algklassides, umbes kas 3. või 4. klassis, terve aastane kursus selle kohta, et kuidas tulla toime selles maailmas, kus me elame, just selles tehnoloogia maailmas, kus me elame, et tegelikult juba lapsed saaksid aru sellest, et kus võimalikud riskid on, kuidas neid riske vältida, kuidas ohutult käituda, kuidas oma vaimset tervist hoida ja kuidas vältida tehnoloogia hoolimatut kasutamist ja tõsta üldist ohuteadlikkust. Me ei oleks sellise õppekavaga sugugi esimesed maailmas, et nii nagu üldiselt on ikkagi tavaks, et me peamistest ohtudest siin räägime noortele, siis see võiks olla see osa, kus me saame seda teadlikkust just parandada. Teine küsimus, kas valitsus kaalub sarnaselt teiste lääneriikidega meetmeid, sealhulgas TikTok ja teiste Hiina rakenduste piiranguid või keelustamist riigiasutustes? Nüüd siin, nagu ma enne juba ütlesin, kui oleks üldise keeluga tegemist, siis see peaks tulema Euroopa Liidu tasemel. Eesti on valinud selle suuna, et ettevõtjad ja riigi või kohaliku omavalitsuse asutused ise otsustavad oma konkreetsete riskide üle ja riski maandamismeetmete üle, ehk süsteemi omanik vastutab. Meil on terve rida ohuhinnanguid ja soovitusi, mida me oleme riigi poolt jaganud. Seda on teinud nii Riigi Infosüsteemide Amet kui ka julgeolekuasutused, need on jagatud avalikult. Ja Vabariigi Valitsus on 2022. aastal ja täpsustatult siis 2023. aastal andnud siis soovituse eelkõige avaliku võimu toimimisega seotud olulistes süsteemides vältida kõrge riskiga seadmete tehnoloogiate kasutamist. Ministeeriumid on teinud oma valitsemisalas riskihinnangud ja keelanud töötajatele antavates seadmetes kahtlaste ja tööks mittevajalike rakenduste kasutamise. Näiteks Justiits- ja Digiministeeriumi valitsemisala ametnikele antavates tööarvutites ja telefonides ei ole TikToki võimalik kasutada. Aga sama keeld ei laiene näiteks ju eratelefonidel, ehk me ei ole keelanud inimestel eraisikutena oma isiklikus telefonis seda kasutada. Isegi sellisel juhul mitte, kui sama telefoni kasutatakse näiteks e-kirjade lugemiseks. Ja samal ajal veel kord eespool nimetatud õigusaktid annavad selle regulatsiooni ja iga siis organ, sealhulgas ka näiteks Riigikogu ise, saab siis teha oma otsused, et kuidas kõige turvalisemalt on õige käituda. 3. küsimus, milliseid samme on astutud, et tõhustada järelevalvet Eestis kasutatava tehnoloogia tarneahela usaldusväärsuse üle? Kõige lisaks eelpool välja toodule lisan siia juurde 2024. aastal vastu võetud Euroopa Liidu küberkerksuse määruse, mis siis paneb paika digielementide ning internetti ühendatud seadmete nagu nutitelerite ja kodukaamerate küberturvalisuse nõuded. Ja selle määruse eesmärk on tagada, et need digikomponentidega tooted püsiksid turvalised kogu tarneahela ulatuses ja kogu oma elutsükli ajal. Nüüd, mis me lisaks teeme, on siis avaliku sektori info- ja kommunikatsiooniteenuste konsolideerimine, et veel paremini kasutada neid väheseid ressursse, mis meil on, ja hoida seda senist küberturvalisuse taset. Lisaks on meil Riigi Infosüsteemide Amet, kes pakub siis süsteemide komponente, mis on kõikjal põhimõtteliselt ühetaolised, rahuldavad samasugust vajadust, ja RIT ehk Riigi Info- ja Kommunikatsioonitehnoloogia Keskus pakub arvuti töökoha teenust. Et meie siis eesmärk on olnud mitte järelevalve suurendamine, vaid asutuste vahelise koostöö suurendamine, kesksed teenused, mida on siis lihtne juba keskselt algusest peale õigesti hallata ja pakkuda.
4. küsimus: kas valitsusel on plaanis algatada seadusandlikke muudatusi, et kaitsta Eesti kodanikke ja riigiasutusi Hiina küberohtude eest? Jah, meil on Riigikokku tulemas siis küberturvalisuse 2. direktiivi ülevõtmise seadus, mis tegelikult laiendab neid küberturvalisuse nõudeid ja samuti siis selle juba nimetatud Euroopa Liidu küberkerksuse määruse rakendamise küsimustega me samuti tegeleme. Me peame mõistlikuks seda, et niisugused suured küberturvalisuse küsimused on keskselt lahendatud ja eesmärgiks on ka suurendada keskselt hallatavate teenuste kasutamist. Aga vaatamata sellele, et me tuleme uute asjadega veel, peab ütlema, et ka seni kehtivad nõuded on meil olnud ulatuslikud. Me oleme küberturvalisuse reegleid seadnud rangemalt, kui Euroopa Liit on näiteks ette näinud, ja me oleme siis võtnud eesmärgiks selle, et ettevõtjad ja riigiasutused saaksid ka teie poolt viidatud ohtudele võimalikult lihtsasti ja kiiresti reageerida, et need nõuded ei tulene mitte ainult küberturvalisuse valdkonnast, vaid on seotud ka isikuandmete kaitse, julgeoleku, elektroonilise side valdkonnaga. Olulisem kui see seadusandlus, mis meil on päris hea, ma ütleks, on see, et kuidas neid nõudeid ikkagi praktikas rakendatakse. Et viiendaks küsimuseks on teil öeldud, et kuidas tagatakse, et Eesti elutähtsa taristu ja kriitilise teenuse haldamisel ei kasutataks kõrge riskiga Hiina tehnoloogiat. Nüüd kordan jälle sedasama vastust, et iga kord on vajalik siis riskianalüüsi koostamine ja küberturvalisuse tagamise põhimõtete järgimine ja see on äärmiselt oluline, et kõikides asutustes ja organisatsioonides juba juhtkond oleks teadlik nendest võimalikest riskidest ja nende maandamise vajalikkusest. Nagu öeldud, elektroonilise side seaduse kaudu oleme me muudatusi teinud ja praegu on siis ministeeriumites kooskõlastusel eelnõu, millega soovitakse siis sarnaselt elektroonilise side seadusele ka nõue kooskõlastada, kehtestada ka võrguettevõtjatele. Veel kord ütlen, et isikuandmete kaitse reeglistik on meil paigas, arvestada tuleb siis andmekaitsealaste trahvidega rikkumise korral, et iga organisatsioon peab siis tagama selle, et need isikuandmed on kaitstud. Aga ikkagi rõhutan üle selle, et ainuüksi tehnoloogia päritoluriik ei tähenda seda, et automaatselt selle kasutamisega kaasneks kõrge risk. Ehk et kui mõnele tootele on peale kirjutatud Made in China, siis see ei tähenda võrdusmärgina seda, et see tähendab kõrget riskitaset. Riskitase kindlasti tõuseb kohe, kui me räägime interneti ühendatud seadmetest ja me räägime sellest võimalusest, et interneti ühendatud seadme kaudu oleks võimalik andmete edasi liikumine siis mittedemokraatlikusse riiki. Ja kui on samal ajal mõnel asutusel, näiteks ka riigiasutusel või mõnes kodus Hiina päritolu kaamera, aga see on täiesti nõuete kohaselt paigaldatud, selle tarkvara on uuendatud, sobilikud turvameetmed on kasutusele võetud, et siis risk ei pruugi üldse olla suurem kui mõnest teisest riigist soetatud tehnoloogia puhul. Nii et see on ka nagu antud juhul oluline vast rõhutada, et sellega ma lühidalt lõpetaksin selle vastuse, kui ma alguses ütlesin, et jah, erinevad riigiasutused on samal asjale veel tähelepanu pööranud, siis tõesti alates julgeolekupoliitika alustest 2023. aastal ja põhjaliku ülevaate leiate siis Sisekaitseakadeemia viimasest teadusartiklite kogumikust, kus on Märt Läänemetsa artikkel Hiina suur plaan ja selle mõju Eesti sisejulgeolekule, kus on toodud siis põhjalik ülevaade erinevatest riigi strateegiadokumentidest, otsustest ja tähelepanu juhtimistest sellele samal teemal, et ma ei hakka seda ette lugema. Aitäh! Suur tänu, lugupeetud minister, ja teile on ka küsimusi. Vadim Belobrovtsev, palun. Ja aitäh, lugupeetud minister, et me teame, et võtame kas või TikToki, et erinevad riigid on kas üldse nagu selle ära keelustanud või siis arutavad niisuguse keelustamise võimaluse. Aga ma küsingi et puht tavainimese vaatevinklist, et kui ma kasutan Hiinas kokku pandud telefoni, kasutan võib-olla sama TikToki või siis, ma ei tea, sõidan Hiina autoga, et kas ma olen siis ohus, mis on need riskid, mis sel juhul on olemas või ma ikkagi ei pea muretsema? Aitäh! Aitäh! Ma arvan, et
see sõltub ikkagi sellest, et mida see inimene teeb. Kui teie kui Riigikogu liige kasutate TikTok'i näiteks, siis sellel on üks risk. Ja kui seda kasutab üks tore memm või taat kuskilt Eesti maakohast, siis sellel riskitase on hoopis teine. Et see tegelikult ikkagi iga inimene peaks ise hindama seda, et mis tema see riskitase on. Riskitase ei pruugi üldse seotud olla ju ka TikTokiga. Nagu me teame Ukraina sõjakogemustest, siis vales kohas tehtud pilt koos geoandmetega võib olla hoopis suurem riskitase ükskõik mis riigis toodetud telefoniga. Nii et oluline on siin igal inimesel tegelikult läbi mõelda korraks, et mis tema riskid on, mis tema haavatavad kohad on ja vastavalt sellele käituda. Kasutan seda võimalust siin öelda, et kõige suurem risk on ikkagi telefonikõne vastuvõtmine Eestis meil jätkuvalt. Ehk et tõesti telefonikõnede vastuvõtmise tulemusena välja petetud rahasummad on need, mis on tänases Eestis inimeste jaoks kõige suuremad riskid. Kahjuks me teame, et need telefonikõned võivad tulla ka teie lähedase inimese numbrilt, teie telefoni ekraanil kuvab see, et teile helistab justkui teie lähedane inimene. Ja kahjuks me teame ka seda, et on võimalik tehisaru kaudu siis häält moonutada, nii et teile jääb mulje, et teile helistabki teie lähedane inimene, kes palub kiiret rahaülekannet siis mingisuguse hädaolukorraga seonduvalt. Et sellisel juhul tasub kokku leppida kõige lihtsam riskimaandamise meede, tasub kokku leppida kas mingi küsimus pereliikmetega või küsidagi näiteks lapselapselt mõnda küsimust, mille vastust ainult see lapselaps tegelikult teab. Et see on, inimfaktor on ikkagi kõige suurem riskikoht. Aitäh. Anti Poolamets, palun. Aitäh, lugupeetud juhataja, lugupeetud minister, et inimfaktor on suur risk, on ka poliitiline faktor väga suur risk, näiteks tegemata jätmised küberkaitses, sadu tuhandeid andmeid, mis on inimeste isiklikuid meditsiiniandmed kaduma läinud apoteekas ja mujal, aga no mitte midagi praktiliselt ei ole tehtud, mingit tõsiseid järelmeid ei ole. Lihtsalt tehakse nalja, nagu teie üks eelkäija ütles, et ikka juhtub, kui apoteeka andmed ära läksid. Aga üldiselt mainisite huvitavat asja, Hiina suur plaan Märt Läänemetsa poolt, aga oli ka Eesti 200 pikk plaan, mis sisaldab kahjuks teie isikus ka vaenukõne seadust, mis ikka teie sahtlis ootab oma aega. Et ma loodan, et me ei muutu üha rohkem Hiinaga sarnaseks, aga teie valitsuse ajal on see juhtumaas. Et rääkige siis, kui kaugel teie kommunistliku Hiina stiilis tsensuuriseadus praegu siis on ja millal te kavatsete sellega meie suud sulgeda? Aitäh. Esiteks, Eestis ettevõtete karistamine või siis küberturvalisuse reeglite mittetäitmise eest karistamine toimub vastavalt seadustele, mitte vastavalt vastavalt rahvakohtule, et ma pean seda äärmiselt oluliseks, et enne kui kedagi karistatakse, viiakse läbi asjakohane uurimine ja jõutakse selle asjakohase uurimise käigus õiglase ja asjakohase karistuseni. Andmekaitse reeglite rikkumine võib kaasa tuua väga suured trahvid ja need trahvid on tõesti heidutava suurusega. Iga kord saab see, kes on kahju kannatanud või kelle andmed on lekkinud, ka ise siis teada anda uurimisorganitele, kui selline intsident on juhtunud. See on siis mitte konkreetsete juhtumite peale tagasi vaadates, vaid ka edaspidi vaadates, et ma väga kutsun üles inimesi teada andma, kui inimestele tundub, et nende andmed on kuskilt lekkinud või neid on vääralt kasutatud. Nüüd, mis puudutab seda vaenukõnet, siis see ei ole seotud konkreetse arupärimisega, aga tõesti see 2009. aasta Euroopa Liidu raamotsus, millele Riigikogu andis oma konsensusliku toetuse, siis selle Euroopa Liidu õiguse kitsas ülevõtmine on meil plaanis. Kitsas ülevõtmine. Selle kõrvutamine kommunistliku Hiinaga minu arust ei ole kuidagi kohane, see heidaks ka täiesti ebasobivat varju Riigikogu koosseisule 2009. aastal. Lauri Laats, palun. Aitäh, lugupeetud minister. No eks seda Hiinaga on nagu, ma ei tea, kas hirmutatud on võib-olla vale sõna, aga Hiina on toodud alati kuskil ohuallikana välja ja küberturvalisuse osas eriti.
Ja samas te ju ise ka nentisite, et kui hea kolleeg küsis, et kas tavainimene võib olla rahulik või mitte, et kasutades teenuseid, siis te ütlesite jah, et tegelikult tavainimene võib olla rahulik, kõik oleneb positsioonist, selle inimese töökohast lähtuvalt, et kas Riigikogu liige peaks või võiks kasutada TikTok'i või siis Hiina telefoni, see on teine küsimus. Aga mul on lihtsalt, ma ei tea, kas te teate, aga kogu päiksesüsteemide või päikseparkide süsteem Eestis on üles ehitatud Hiina tehnoloogial. Meil on seal akud, meil on seal inverterid, on olemas seadmed, mis mõtlevad rohkem ja seadmed kindlasti, mis vähem mõtlevad. Inverteridega on selline lugu, mis on mõtlevad seadmed. Ja kas te olete lasknud hinnata ohtu, juhul kui peaks mingi signaal Hiinast tulema, ja ühes päeval on lihtsalt kogu päikseparkide süsteem on meil väljas Eestis. Ja kui me vaatame tänast mahtu, siis need päiksepaneelid toodavad meil 800 megavatti tunnis, praegune tarbimine on meil 938 megavatti, päris suur hulk on ju. Et kas see on reaalne oht või see tegelikult ei ole oht? See sama näide, mis me kirjeldasime. Aitäh. Aitäh. Saan siin tugineda Euroopa Liidu küberturvalisuse ameti hinnangutele, kes hindab küberohtusid üle terve Euroopa Liidu ja saan kinnitada, et tarneahelate turvalisuse tagamine on peetud nendes ohuhinnangutes kõige olulisemaks küsimuseks. See on olulisem küsimus kui näiteks konkreetsete küberrünnete vastu tugevana seismine. Ehk tarneahelate turvalisuse tagamine on kahtlemata kõige olulisem asi. Ja Evelin Poolamets, palun. Aitäh, lugupeetud istungi juhataja, hea minister. Kuna te oma vastustes avasite selle teema, et inimestele tehakse väga palju petukõnesid ja et see on väga suur küberrisk, et tõepoolest eelmisel aastal kaotasid inimesed ligi 8 miljonit eurot petukõnede tõttu, siis mida on valitsus ette võtnud, et kaitsta inimesi nende rünnakute eest ja miks pole seni suudetud seda massilist kuritegevuse lainet tõhusalt pidurdada? Aitäh. Aitäh. Kahjuks on pettusse teel inimestelt vara röövitud nii kaua, kui meil vähegi allikaid on. Ja miks sellele ei ole lõplikku stoppi, miks seda ei ole suutnud lõplikult lõpetada mitte ükski maailma valitsus, on tõenäoliselt tingitud sellest, et petised on ikkagi alati sammukese võrra ees kui avalik sektor. Lisaks pettus eeldab seda, et keegi läheb selle pettuse ohvriks ja me ei kavatse ju riigi poolt ära keelata üleüldse telefonikõnesid. Loomulikult inimesed saavad üksteisele helistada, üksteisega suhelda ja kui keegi selle vastastikuse suhtlemise käigus läheb pettuse õnge, siis on see väga kahetsusväärne. Kõige tõhusam viis pettuste vastu võitlemiseks on ikkagi inimeste teavitamine ja selleks on ka tänane see arutelu siin väga hea formaat, et kõik, kes meid vaatavad, kõik, kes meid kuulavad või hiljem loevad, et igaüks saab väga palju ära teha, et eriti just vanemate inimestega suheldes sellest rääkida, selle ohu eest hoiatada ja kindlasti ka venekeelse elanikkonnaga sellel teemal suhelda. Me näeme, et proportsionaalselt veidi rohkem langevad selle pettuse ohvriks mitte eesti keelt kõnelevad ja eakamad inimesed. Nii et see on võib-olla see inimeste grupp, kellega kõige rohkem tuleks rääkida, aga ka ikkagi eesti keelt kõnelevad inimesed. Et veel kord kordan, kõige tavapärasem viis on see, et kas siis räägitakse mingisugusest kaasamisest kuskile, tuleb mingi eksitav teade. Kõige ohtlikumaks võiks praegu pidada neid moonutatud häälega kõnesid. Me kõik saame aru, et vanaema läheb üsna kergesti endast välja või ka vanaisa läheb üsna kergesti endast välja, kui talle helistab nuttev, hädas olev lapselaps ja loomulikult tahad teha sellel hetkel kõike oma lapselapse aitamiseks, aga tõesti see kontrollküsimus selle kohta, et kas tegemist ikka on selle lapselapsega,
paraku täna tuleb esitada, et see teadlikkuse tõstmine on kõige tõhusam vahend selle ennetamiseks. Kahjuks on ka nende juhtumite uurimine äärmiselt keerukas, kuna kasutatakse siis tõesti erinevaid tehnoloogilisi võimalusi ja vahendeid. Sageli on tegemist teisest riigist tuleva kõnega, kus siis täpset helistamiskohta on keeruline välja selgitada. Kahjuks me teame, et ka meist suuremad ja rikkamad riigid võitlevad täpselt samasuguste pettuste lainetega. Suur tänu, lugupeetud minister. Rohkem küsimusi teile ei ole. Järgnevalt avan läbirääkimised ja palun kõigepealt siia Riigikogu kõnetooli arupärijate esindaja Lauri Laats, palun. Ja aitäh, lugupeetud Riigikogu esimees, hea minister, head kolleegid, head inimesed, kes jälgivad meid interneti vahendusel. Peab tunnistama, et ministri vastuste osas väga suuri etteheiteid ei ole. Ehk siis tegelikult minister vastas nii, nagu nõunikud on talle vastavad siis vastused koostanud ja sinna lihtsalt tuleb rohkem sisse minna ja natukene avada kogu seda süsteemi ja kogu neid tagamaid. Ausalt öeldes ei mina ei oska küll hinnata, et kas Hiina tegevus, kui suur see on, kui ohtlik see on, mõne muu riigi välisteenistuse luure, küberrünnakud, kas nad on ohtlikumad kui Hiinamad ja vastupidi, aga fakt on ju see, et kõik riigid valdavalt tegelevad välisluurega. Nüüd siis loomulikult kasutatakse selleks ka erinevaid tehnoloogiaid ja seadmeid ja Hiinal neid on. Pidevalt avalikkusele on öeldud, räägitud ka meie valitsuse poolt pidevalt, et Hiina ohust seadmete puhul, tehnoloogia puhul, aga samas me seda teist poolt ei näe, et kus oleks selgelt mingisugused meetmed tarvitusele võetud kogu nende tehnoloogia kasutamise piiranguks. Ja loomulikult tekib jälle õigustatud küsimus, kas siis ikkagi tohib neid seadmeid kasutada ja tehnoloogiad või mitte. Nii nagu ka lugupeetud minister praegu välja ütles, et kui tavainimene kasutab, siis nagu oht ei ole. Kui on Riigikogu liige, seal tekib küsimusi. Ma arvan, et enam-vähem pragmaatiliselt võttes ta nii võibki olla. Tõenäoliselt see kehtib ka kõikide teiste riikide välisluure töökohta, mis puudutab Riigikogu saadikuid. Nüüd see sama näide, kui vaadata kogu meie praegu siis roheenergia elektrisüsteemi, mis on siis erasektori poolt kui ka riigi poolt üles ehitatud, siis koosneb see erinevad komponentidest, mis ei ole ise võimelised mõtlema, ehk siis näiteks päiksepaneelid, aga kui siis muuta see päiksepaneelist tulev valgus elektriks, selleks kasutatakse invertereid, siis need on juba ise mõtlevad seadmed. Ja neid tegelikult, nad on kaugelt juhitavad, nad on kaugelt jälgitavad, ja kindlasti on tegelikult võimalik tänu sellele, et nad on kaugelt jälgitavad ja juhitavad, ka sekkuda nende töösse. Siin kogu selle perioodi vältel on ju tegelikult Eesti riik lasknud kogu neid seadmeid paigaldada ja kogu süsteem on ta siis jällegi, kordan üle, erasektoris ja riigisektori käes, on Hiina tehnoloogia põhinev. Ja sellele küsimusele, mis ma küsisin, et kui ühel päeval juhtub nii, et tõesti otsustatakse sealt poolt panna meile stopi peale, siis kõik need, ma ei tea, tõenäoliselt see on ikkagi võimalik, kui nad kaugelt juhitavad, on panna inverterite stopi peale. Ja tänase päeva puhul, kus siis päike paistab, tegelikult katkestaks 800 megavatise siis voolu edastamise tunnis, mis moodustab umbes praegu meie tarbimisest 95%. See on praegused andmed. Ja nüüd on see küsimus, et kui see ju tegelikult nii on, aga kui tõsiselt võetavad need ikkagi argumendid on ja kui tõsiselt võetavad need RIA siis poolt toodud siis asjaolud välja, kui me näeme, et seda teist poolt, mis takistaks kogu seda seadmete või siis tehnoloogia kasutusele võttu, nagu puudub. Ja seda on siiamaani niimoodi lastud.
Nüüd siis, kui vaadata veelgi, et siin on välja toodud TikTok, BYD, elektriautod, no siis ametlik esindus BYD autoesindus ka nüüd tekkis Eestisse, autosid müüakse. Ma tean seda, et näiteks mis puudutab ühiskondlikku transportit, siis vaadates ka neid hankeid, mis on riigi poolt lastud teele, siis Hiina veeremit ei tohi osta. Ja see on paika pandud riigi poolt. Tohib 3 minutit veel. 3 minutit lisaaega, palun. Aga ja seetõttu ei näe me ka ühiskondlikus transportis Hiina veeremit, Hiinas toodetud veeremit. Samas meie naabrid, Soome, Rootsi, Norra, ei hakka kaugemale minemagi, siis seal me näeme igapäevaselt, kuidas poole odavamad bussid tunduvad parema siis läbivusega vuravad teedel. Kas siis nende teadmine, oskus, võib olla ka nii-öelda küberrünnakute tõkestamise oskus on parem kui Eestil. Siin ongi see küsimus, et kui kindlad me oleme oma siis küberturvalisuses, sinna nii-öelda panustamises, et kas me ikkagi suudame takistada juhul, kui see oht on olemas nii-öelda küberrünnakut suuremat, kui see peaks tulema meile siis mitte siis sõbralikust riigist, või siis ikkagi seda ei ole. Mikski pärast on niimoodi, et meie riik on selgelt võtnud otsuse, et meie maksumaksja ei osta, ei vääri neid Hiina nii-öelda läbivuse poolest paremaid busse, soodsamaid, poole soodsamaid busse. Aga miski pärast meie naabrid ütlevad, et las nad vuravad. No ju siis, kui nad vuravad, siis nendel on kas üks teadmine A, et nad ei valmista probleeme, või siis on olemas nii-öelda B, kus siis nad küll arvestavad sellega, ostavad odavamalt sisse, aga nad on nii-öelda oma süsteemi niimoodi välja ehitanud, et nad suudavad kaista, et need bussid nagu ei jääks seisma ühel päeval. Nii et tegelikkuses siin nendest vastustest me väga selgelt välja ei saanud lugeda nii-öelda seisukohti, mis peaks rahustama nii Riigikogu liiget kui ka meie siis riigi elanikke selles küsimus, kas on siis ohutu kasutada Hiina tehnoloogiad ja seadmeid või mitte, mis on siis konkreetsed need meetmed, mis on rakendatud selleks, et kaitsta meie tarbijaid ja miks siis nii-öelda meie lähiriigid käituvad ühe mustri järgi, meie oleme käitunud teise mustri järgi ja mis on olnud siis nii-öelda kokku nii-öelda sellised koostöö meie naaberriikidega, kes on tegelikult läbi oma tegevuse rohkem otsustanud just nimelt Hiina siis seadmeid või siis Hiina siis veeremit laskma oma tänavatele. Nii et ma arvan, et see on see teema, mis väärib täiesti eraldi käsitlust, see väärib täiesti võib-olla siis riikliku olulise tähtsuse küsimuse nii-öelda arutelu siinsamas käivitada siis siinsamas Riigikogus. Nii et selle teema juures on hästi palju muutajad, mille osas ma arvan, meie kõik tahaksime selgeid, konkreetseid vastuseid, et aru saada, mis siis tegelikult selle küsimusega toimub. Aitäh! Suur tänu! Ja palun nüüd Riigikogu kõnetooli Mart Helme, palun! Aitäh, härra eesistuja. No, ma ei saa varjata, et Hiina on olnud aastakümneid tsivilisatsiooni, kultuuri ja ajaloo poolest üks minu lemmikuid. Olen seda riiki uurinud, natuke tunnen, olen seal käinud, aga ühtlasi olen ka kogenud seda, kuidas töötab Hiina luure. 90. aastal, kui ma käisin esimest korda Hiinas, siis Hiina luure töötas väga primitiivselt veel. Aga ei olnud ka veel mobiiltelefone nii massiliselt kasutuses nagu tänapäeval ja kõike seda uut tehnoloogiat, digitehnoloogiat, rääkimata tehisintellektist. Aga sellest hoolimata kasutas oma kolossaalset inimressurssi, ma ütleksin ise oma kogemuse põhjal, et tõesti mõttetult.
No mida oli sellel Hiina luurel nii väga mind jälgida päevast päeva igal pool, kus ma käisin, mida ma turult ostsin, mida ma kuskil sõin, mida ma mingisuguses, ma ei tea, pidžin viipekeeles kohalike inimestega mõtteid vahetasin. Minu meelest täiesti mõttetu. Aga seda nad tegid ja väga usinalt tegid. Nüüd on loomulikult olukord hoopis teine. Digiajastu on Hiina luure viinud meile igale ühele koju. Ja Eestis on väga võimekas ja suur Hiina luurekeskus. See tegutseb nii inimtööjõudu kasutava vanamoodsa luureasutusena kui ka loomulikult digiluurekeskusena. Ja ma võin teile öelda ka, kus see on. See on Keskturu juures, seal, kus Liivalaia tänava ääres on see, vabandust, see ei ole Liivalaia, see on Juhkentali tänav. Juhkentali tänava ääres on see nii-öelda natukene Hiina stiilis maja, mis on müüriga piiratud. Ja selle lahkelt Eesti Vabariik kinkis 90. aastate teisel poolel või 2000. alguses kuskil Hiina riigile. Ja ma ütlesin, ärge tehke seda. Ma olin siis veel Välisministeeriumi suhteliselt kõrge ametnik, mis suhteliselt asekantsler olin. Ja ütlesin, ärge tehke seda. Ärge andke neile. Ärge andke enne, kui me oleme saanud Pekingis oma saatkonnale vähemalt krundi, kui mitte maja. Ei, Eesti on ju impeerium nii suur ja nii suuremeelne, et me andsime ära neile nii saatkonnamaja, kui ka andsime ära selle nii-öelda kaubanduskeskuse, mis on praegu luurekeskus, ja kaubanduskeskuse kattevarju all muidugi. Ja vastu ei saanud midagi. Vaat niimoodi suurriigid oma diplomaatiat ajavad. See on Eesti diplomaatiale äärmiselt tüüpiline. Äärmiselt tüüpiline. Ja nüüd, kui me kuulasime arupärimise vastuseid ministrilt, siis me saime ka teada, et minister on absoluutselt ebakompetentne nendes konkreetsetes küsimustes. Ja see on kahetsusväärne, sest suur vastasseis ei ole mitte kuskil keskusega Ukrainas, vaid suur vastasseis on Ameerika Ühendriigid, Hiina. Ja sellest vaatevinklist tuleb mõista kõike muud. Nii seda luuretegevust, kui ka seda, mis toimub Ukraina ümber, kui ka seda, mis toimub Lähis-Idas, kui ka seda, mis toimub Kaug-Idas. Ja selles kontekstis on ülimalt oluline, et me oleksime valitsuse tasemel adekvaatsed ka Hiina luure võimekuse, operatsioonide ja igapäevase tegevuse kontekstis. Aga me ei ole seda. Me ei ole seda. See on ju naljakas lihtsalt, kui lähed Kaapo peamajja, siis seal on mingisugune stendikene või näitusekene väljas, kui mingisugune üks õnnetu naisterahvas on, kes on ka siis Hiina luurajana vahele võetud. See on ju kõik pettemanööver Hiina luure poolt, et ette sööta meile, et me saaksime uhked olla, et näed, meil on ka edusamme. Paljastasime Hiina luure agendi Eestis, aga tegelik Hiina luure toimubki põhiliselt praegu siin küberluurena. Ja nad istuvad meil kõik iga päev siin telefonides. Iga päev kõikides meie nutiseadmetes. Ja teavad kõike. Ja tehisintellekt võtab neile selle kõik ilusti kokku. Ja kui söödetakse sisse vastavad päringud, siis lugupeetud ministri kohta saavad nad kõike teada. Nii seda, mida ta hommikuks sõi, kui ka seda, millal ta tualetis käis. Et see võimekus on kolossaalne. Selle võimekuse pärast on tõsiselt mures ja sellest võimekusest on maha jäänud lääneriigid juba, kaasa arvatud Ameerika Ühendriigid. Mitte ilmasõtta ei ole siin olnud selliseid kisasid, paluks lisaaega. Kisasid aeg-ajalt üles võetud küll Huawei-dega ja küll TikTokidega. Lihtsalt jõud ei käi üle. Hiina võimekus on nii suur. Ja mis siis kokkuvõttes öelda? Kokkuvõttes tuleb öelda seda, et Hiina luure on muidugi väga võimas, aga Hiina luure on ka väga pragmaatiline. Hiinlased on üldse pragmaatilised. Hiinlased ei võta ette midagi enne, kui nad on kindlad, et nad saavutavad edu. Erinevalt Eestist, kes võtab kogu aeg ette midagi, mille puhul on ette teada juba, et edu ei tule. Olgu siin küsimus mingisuguses miljon mürsus või
või mingites miljardites Ukrainale või mingisuguse oma sõjatööstuse loomises. Mitte midagi ei tule, sõbrad, välja ju. See on ju kõik tühja õhu võngutamine ja korruptiivne raha kantimine. Hiinlased seda ei tee. Hiinlased teevad, kui midagi teevad, siis teevad ära. Ja kui me toome nüüd konteksti veel ka selle, et elektrooniline luure või siis ütleme digiluure on kõikide tänapäeva luurete, kaasa arvatud Eesti luureagentuurid, igapäeva arsenalis see kõige rakendatav ja kõige kasutatavam töövahend, siis teema on muidugi oluline, aga Hiina luure ei jookse otsitud ja fabritseeritud süüdistustega valitsusi maha Eestis. Eesti luure teeb seda. Hiina luure ei fabritseeri kohtuasju opositsiooniliste saadikute vastu, opositsiooniliste poliitikute vastu, aga Eesti luured teevad seda. Järelikult, lugupeetud minister, pange kõigepealt tsiviilkontroll kehtima ja võtke kontrolli alla meie oma eriteenistused, et meie eriteenistused ei sekkuks poliitikasse, ei juhiks poliitikat, ei paneks poliitikuid paika, ei teeks lakkamatuid infooperatsioone. See on teie esmaülesanne. Ja siis loomulikult tuleb sama tuules minna ka võõrriikide luurete kallale. Aitäh! Suur tänu! Rohkem kõnesoove ei ole. Kas proua minister soovib sõna? Ja palun, Riigikogu kõnetoolist. Poliitilise erimeelsusena EKRE erakonnast pean ma tõesti rõhutama seda üle siin praegu, et esiteks Eesti on õigusriik, teiseks erakondade mure Eesti luureteenistuste osas on Riigikogus täiesti legitiimne mure. Siin on loodud eraldi komisjon, kes selle kõigega tegeleb, seda kõike uurib, seda kõike järele valvab. Riigikogu ise on see organ, kes seda tsiviilkontrolli teostab. Justiits- ja Digiministeeriumi haldusalas ei ole mitte ühtegi luurega tegelevat asutust. Seega see üleskutse mulle läks nagu täiesti mööda, aga Riigikogu ise saab kõiki vajalikke küsimusi õiges kohas, õigel ajal, õigel moel esitada ja teha. Eesti inimene saab olla täiesti rahul, et Eesti riigiametnikud, sealhulgas ka Eesti luureteenistused, töötavad üksnes Eesti inimeste huvides ja teevad seda kõige paremal moel. Et selle umbusu üleskütmine siin minu arust ei ole Eesti-meelne tegevus. Aitäh! Suur tänu ja rohkem kõnesoove ei ole, sellega sulgen läbirääkimised ja lõpetan ühtlasi ka meie esimese päevakorrapunkti käsitlemise. Ning head kolleegid, nüüd pärast haamrilööki on teil kõigil võimalik end registreerida vabas mikrofonis. Suur tänu, nagu näha, on kõnesoove ohtralt ja kõige esimesena palun vabas mikrofonis siia kõnetooli kolleeg Rain Epler, palun. Ja aitäh, härra istungi juhataja, head kolleegid, head inimesed, kes meid jälgivad. Põhiline motivatsioon vabas mikrofonis ikkagi siia tulla on see, et ei möödu peaaegu päevagi, kui mõni inimene ei tuleks kuskil ligi ja ei ütleks, et Rain, sa ikka jätka seda ja räägi vabas mikrofonis, et seda on huvitav kuulata ja see motiveerib. Ma täna ei vahenda uudiseid maailmast, aga ma mõtlesin, et ma lühidalt adresseeriks kahte teemat. Kahtlemata on täna geopoliitiline olukord maailmas selline, kus on palju muutusi, nii juba toimunud kui toimumas ja väikeriik kindlasti selles valguses peab olema eriti tähelepanelik ja oskuslikult navigeerima. Ja
ja selles valguses ma tahakski rääkida kahest asjast, mida nii Euroopas kui Eestis peaks väga tõsiselt hakkama silmas pidama. Kõigepealt võiks paika saada prioriteedid. Meil siin räägitakse, eriti peavoolumeedias, sellest, et on äratuskell tirisenud ja Euroopas kõik saavad aru, mis situatsioon on, aga kui ma kuulen iga päev või loen uudiseid, siis mulle tundub, et see situatsioon on selline, nagu teinekord hommikul ärkad üles, väljas on juba valge ja saad aru, et ei kuulnud äratuskella, et minu arust nii Euroopas kui Eestis on see asi niimoodi läinud. Mõned näited, kõigepealt see, et nullheite ja ressursikasutusest lahti seotud majanduse loomise utoopia elab edasi nii Euroopas kui Eestis. Minu arvates see on nüüd esimene koht, kus tuleks siis selgelt saada aru, et praegu on prioriteediks julgeolek, riigikaitse ja lõpetada ära oma majanduse hävitamine ja tegeleda õigete asjadega. Kui me tuleme Eesti juurde, möödunud kolmapäeval kuulasin Vikerraadiot, seal rääkis Rahandusministeeriumi ametnik, ma ei siin tsiteeri täpselt, aga võtan kokku tema jutu. Ta rääkis, et Euroopa uuenenud reeglite järgi me saaks Euroopa rahadest isegi kuni 500 miljonit panna riigikaitsesse, aga me ei saa seda teha, sest me peame raudteed elektrifitseerima ja Rail Balticut edasi ehitama. Ma kuulan seda juttu ja mõtlen, et ei ole aru saadud, et julgeoleku küsimus on tegelikult tõsine. Läheme edasi, homme tuleb Jürgen Ligi siia meile sookvoote kehtestama. Jälle ülimalt jutumärkides prioriteetne tegevus. Ja Andres Sutt loomulikult lubab, et tuuleenergiat tuleb edasi arendada, kliimaseadus tuleb valmis teha ja nii edasi. Kui me kõik selle jaburustega tegelemise ära lõpetaks ära ka igasuguste ideoloogiliste MTÜ-de rahastamise, siis ei peaks me meeletult makse tõstma, laenu võtma, aga meil ikkagi tekiks raha, et seda paigutada riigikaitsesse. Ja teine küsimus, mis on sama oluline, on see, et tegelikult meil ongi vaja professionaalset diplomaatiat. Aga ka siin, kui me vaatame seda, kuidas terve hulk koalitsioonipoliitikuid väsimatult kirub ja kritiseerib ja sõimab Ameerika Ühendriikide administratsiooni, siis see kindlasti ei ole mõistlik tegevus. Ja väikese sellise võib-olla amüsantse faktina, aga mis samuti mind väga kurvaks tegi, hiljaaegu käis Euroopa Liidu asjade komisjonis külas Prantsuse parlamendi delegatsioon ja mitte ainult Euroopa Liidu asjade komisjoni juht Peeter Tali, vaid ka mitmed seal reformierakondlastest liikmed olid väga kriitilised, et prantslased räägivad prantsuse keeles. Aga prantslastel oli isegi tõlk kaasas ja eestlased said rääkida eesti keeles ja prantslased prantsuse keeles ja see on täiesti normaalne diplomaatilise suhtlemise viis. Aga kui meil kujundavad poliitikat inimesed, kellel isegi sellised nagu baasvõimekuses ei ole suutlikkust aru saada, kuidas peaks diplomaatias käitutakse, ma ütleks sellisel tasemel nagu lasteaia lapsed liivakastis, siis see tegelikult on riigile ohtlik. Nii et ma kutsun üles koalitsiooni väga tõsiselt ennast kokku võtma. Ja lõpetuseks ütlen seda, et kusagilt kaugelt ei ole vaja eeskujusid otsida. Vaadakem näiteks soomlasi ja nende tegevust, nagu öö ja päev võrreldes Eestiga. Aitäh! Suur tänu! Ja nüüd palun Riigikogu kõnetooli kolleeg Aleksandr Tšaplõgin. Palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja, lugupeetud kolleegid! Eesti majandus on juba 3. aastat järjest raskes olukorras. Selles ei ole süüdi mitte tingimused, vaid Reformierakonna vigane poliitika. Siin on mõned ettepanekud, kuidas Eesti majandus elavdada. Tuleb alandada tarbimismakse, käibemaks kuni 18%, toiduainete ja ravimite käibemaks kuni 5%. See stimuleerib tarbimist ja samal ajal leevendab olukorda ühiskonna kõige vaesemate rühmade jaoks. Tarbimine muide annab 70% kogu Eesti SKP-st. Tuleb loobuda rohepöörest, kus tarbijad maksavad 100 miljonit eurosid tuule- ja päikeseenergia tootmise eest. Põlevkivi elektrijaamad võimaldasid isegi CO2 kvoodide kõrge hinna juures elektri hinda Eestis 17% võrra alandada. Järgmiseks sammuks peaks olema Eesti lahkumine elektribörsilt ja riikliku hinnareguleerimise taastamine. Samal ajal tuleb nõuda Brüsselist põlevkivienergia CO2 maksude kaotamist.
Odav energia ja madalad maksud on peamine majanduskasvu mootor. Ettevõtted toodavad rohkem, inimesed tarbivad rohkem ja nii taastame kiiresti tootmis- ja tarbimismahud. Lisaks tuleb teha veel mitmeid samme. Tuleb vähendada haldusaparaadi poole võrra. See võimaldab säästa 500 miljonit eurot aastas. See raha tuleb suunata pensionide ja toetuse tõstmiseks, mis omakorda ergutab tarbimist. Teiseks tuluallikaks riigile võivad olla järgnevad maksud. Luksuskaupade maks, Eesti tegutsevate rahvusvaheliste korporatsioonide kasumimaks ning erimaks pankade kasumile. Kõik need meetmed võimaldavad esiteks suunata maksukoormuse vaesematelt rikkamatele ning teiseks soodustada majanduskasvu, mis toob kaasa maksulaekumise kasvu. Eesti suurim rikkus on tema töökas rahvas ja see rahvas väärib seda, et saada oma riigi majanduslikust edust osa. Aga selleks on vaja teisugust majanduspoliitikast. Aitäh! Ja veel üks. Mul on aega. Pool ajast on kasutamata, nii et palun, teil on aega veel. Ursula von der Leyen ja Kaja Kallas magasid, nagu tavaliselt, kõik maha. Kuigi Donald Trumpi kavatsusest kehtestada Euroopa kaupade tollimaksud oli teada juba 3 kuud tagasi, tuli see EL-i jaoks mingi põhjusel täieliku üllatusena. Tegelikult on Trumpi tollidel 2 eesmärgi. Esimene, sundida ettevõtjaid, kes soovivad oma tooteid USAs müüa, avama seal oma tootmist. See on kasulik USA-le, kuid kahjulik Euroopa Liidule, kes kaotab töökohti ja maksutulu. Trumpi teine eesmärk on saavutada Ameerika kaupadele kehtestatud tollide kaotamine. See tähendab sisuliselt luua partneritega vabakaubandusrežiim. Just selle tee on juba valinud India, Vietnam ja Iisrael, kes on alustanud läbirääkimisi USA-ga. Euroopa Liidul oleks võinud alustada selliseid läbirääkimisi kohe pärast Trumpi ametisse astumist, kuna tema plaanid olid ammu teada. Kuid Brüssel ootas ja lootis, mille tulemusena sai ta 20% tollimaksud. Ja nüüd üritab Euroopa Liit kiirkorras juba puhkenud tulekahju kustutada, kusjuures pole siiani selge, millist teed plaanitakse minna. Kas pidada Trumpiga läbirääkimisi või kehtestada uusi piiranguid USA impordile. On ilmne, et Euroopa Komisjoni juhtkond eesotsas von der Leyeni ja Kallasega ei ole oma ülesannete kõrgusel. Nad magasid kõik maha ja on siiani ilmses segaduses. Euroopa Parlamentil on aeg tõstatada küsimust Euroopa Komisjoni koosseisu muutmise kohta. Meil tuleb aga arutada välisministri Margus Tsahkna pädevust. Aitäh! Aitäh ja palun nüüd Riigikogu kõnetooli kolleeg Anastassia Kovalenko-Kõlvart. Palun. Hiljutine Reformierakonna otsus Enefit Green börsilt tagasi riigi omandisse osta, mille Reformierakond ise börsile kunagi tõi, on tegelikult veel üks tõestus selles, et Reformierakonnal pole mitte mingit majanduspoliitikat ja meie energeetikapoliitikas, Eesti Energia omanikupoliitikas valitseb kaos. Sest öelge mulle, kuidas on võimalik, tehakse nii-öelda parempoolne valitsus, tullakse välja uue koalitsioonileppega, kus on isegi eraldi punkt riigi ettevõtete erastamise kohta, ja siis läheb paar päeva mööda ja tuleb valitsuselt täiesti vastupidine otsus, et me ostame Enefit Greeni väikeaktsionäridelt tagasi ja veel palju suurema hinnaga. Ja selgitage mulle veel seda. Alguses üks Reformierakonna rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus teeb otsuse erastada osa Eesti Energiast. Siis tuleb järgmine rahandusminister Mart Võrklaev. Tema ütleb, et erastame veel rohkem, 49% Eesti Energiast. Ja siis tuleb kolmas rahandusminister, ka reformierakondlane Jürgen Ligi. Tema ütleb, hoopis ostame tagasi. Ja keegi selle pealt teenib.
Et kas, ma ei tea, Reformierakond ise üldse saab ka aru, et millega nad tegelevad. Ja need põhjused ja riskid, millest täna räägitakse, et mille pärast Enefit Green tagasi ostetakse, aga need olid teada juba ammu. Kas või see, et Eesti Energial ja Enefit Greeni vahel koostöö muutubki palju keerulisemaks, sest börsireeglid ei luba näiteks infot jagada või täiendavalt raha kaasata. Ja see börsile minek on iseenesest juba kulukas tegevus, nagu ka sealt lahkumine. Ja tänaseks on juba ka arvutused tehtud, et maksumaksjale läks see kokku maksma kuskil 68 miljonit eurot. Et kahtlemata oleks targem Enefit Greeni börsiambitsioonist eos loobuda ja umbes 4 korda soodsamat pangalaenu võtta. Lihtsustatult öeldes jällegi maksumaksja maksis äririski kinni. Ja üks teine asi, mis selle otsusega tunnistati, on see, et aga roheenergia ise ei tasugi end ära. Seda näitas see, et Enefit Green tegelikult kokkuvõttes ei saanud ise hakkama ilma riigipoolse toetuseta. Nüüd veel üks huvitav aspekt, mida me käsitlesime täna korruptsioonivastasel erikomisjoni istungil. Enne Enefit Greeni tagasiostmise uudise avalikustamist toimus börsil väga aktiivne aktsiatega kauplemine. Ja see võib viidata võimalikule siseteabe kasutamisele või lekkele. Ja me soovisime välja selgitada, kes siis kuulusid kitsasse ringi, kes need otsuseid tegi, eriti selles osas, kuidas siis kujunes välja hind, miks just selline hind, mis oli väga helde. Ehk siis soovisime teada nii nimetatud insiderite nimekirja. Ja teate, mis Eesti Energia vastas? Ta ütles, et aga me ei hakka teiega seda jagama. Aga me ei saa seda teiega jagada. Ja viidati GTPR-ile. Aga samal istungil oli Finantsinspektsioon. Ja nemad ütlesid, et mis mõttes Eesti Energia ei saa teiega seda jagada. Et see on täiesti normaalne, et Riigikogu liikmed seda küsivad. Riigikogu liikmed, kes ka teostavad järelevalvet oma Eesti riigifirma üle. Ja see on täiesti normaalne, et Eesti Energia ka seda nimekirja jagaks. Et kindlasti korruptsioonivastane erikomisjon nüüd uuesti pöördub Eesti Energia poole, et me sooviksime ikkagi seda nimekirja saada. Sest üks oluline moment. Peapooltel Eesti Energia juhatuse ja nõukogu liikmetel on Enefit Greeni aktsiat. Kaasa arvatud ka nõukogu ja juhatuse esimehel, kes tegelikult olid kõigi nende otsuste juures. Ning aktsiad on muideks ka peaminister Michalile kuuluval ettevõttel. Et mul on küsimus, et kas see siis pole huvide konflikt, kus siis samad inimesed, kes olid nende otsuste juures, kus pannakse paika ka helde ülevõtmispakkumise hinna, et nemad on ise ka sama ettevõtte aktsionärid. Ja siis veel üks argument, et üleüldse, kuidas kokkuvõttes selline sahmerdamine mõjub meie majanduskeskkonnale, investeerimiskliimale. Ja täna Tallinna börsijuht, kes oli meil eraldi istungile kutsutud, ütles, aga teate, tegelikult valitsusel üldse puudub mingisugune strateegia kapitaliturgude arendamise kohta. Nii et kogu see niinimetatud parempoolne valitsus, kes räägib investeeringute kaasamisest, kapitaliturgude arendamisest, see kõik on lihtsalt soe jutt. Tehakse täiesti vastupidiseid otsuseid või lihtsalt neid ei tehta. Ja see, mis toimus Eesti Energia osas, see ei ole strateegia, see on kaootiline sahmerdamine. Ja kahjuks selle tulemusel, Eesti Energia sahmerdamise tulemusel, mis seal toimub, Eesti inimesed maksavad esiteks palju kallimat elektrihinda ja teiseks me maksame kinni ka kõik äririskid. Aitäh! Suur tänu! Ja nüüd palun Riigikogu kõnetooli kolleeg Mart Helme, palun. Aitäh, härra eesistuja. Mõtlesin, et kasutan seda vaba mikrofoni selleks, et natukene selgitada seda, mis toimub maailmapoliitikas. Meie meediat ja meie propagandat kuulates jääb mulje, et kõik keerleb maailmas ainult ümber Ukraina ja Ukrainale tuleb anda lõputut abi, ükskõik kui vaeseks see meid teeb, ükskõik kuivõrd see meid slaavlastega üle ujutab, ükskõik missugused on selle tulemused või selle mõjud maailma rahule. Tegelikkus on täiesti teistsugune. Ma toon näite ka sellest, et praegu toimub Taškendis
rahvusvahelise parlamentidevahelise ühenduse kohtumine ja seal ei ole Ukraina teemat mitte ühegi foorumi päevakorras. Seal neid foorumeid on erinevaid, on töögruppe erinevaid ja on ka loomulikult teatud piirkondlikke gruppe. Meie kuulume sellesse nii-öelda 12-sesse Euroopa alagruppi ja isegi selles 12-ses Euroopa alagrupis Ukraina teema ei ole päevakorral. See ajupesu, mis meil käib siin, see sõjapropaganda, mis meil käib siin, ja muide, olgu see öeldud, sõjapropaganda on meil põhiseadusega keelatud. Kogu meie valitsus peaministriga eesotsas teeb meil seaduse vastast, põhiseaduse vastast sõjapropagandat. See on kriminaalne. Aga Eesti on meil, nagu me just äsja kuulsime, justiitsministri suust õigusriik. See on loomulikult jutumärkides. Ja mis siis tegelikult maailmapoliitikas toimub? Tegelikult toimub maailmapoliitikas tohutu murrang. Ma arvan, et see murrang on suurem kui see, mis toimus külma sõja lõpul. See murrang tähendab kõikide seniste tabude kustutamist. Sisuliselt keeratakse maailmapoliitikas taksomeeter nulli. Senised liidud, senised rahvusvahelised organisatsioonid, senised lepingud kaotavad oma tähtsuse ja kaovad mõned kiiremini, mõned radikaalsemalt, mõned aeglasemalt, mõned lihtsalt loomuliku surma surres minevikku. Ja see on see, millega me peame praegu juba palehigis kohanema, aga meie poliitiline juhtkond keeldub sellega kohanemast. Keeldub sellega kohanemast. Kui me korraks fokusseerume veel Ukrainale, siis Ukraina on selle uue kujuneva jõudude tasakaalu seisukohast üks kokkuleppe kohti, üks ettur. Ja miks seda etturit praegu siin niimoodi malelaua peal edasi-tagasi liigutatakse? Põhjus on ju väga lihtne. Ameerika Ühendriigid näevad uut maailma multipolaarse maailmana ja selles multipolaarses maailmas ei ole ka kõik mängurid võrdse tasemega. Nad ei pea näiteks Venemaad endaga võrdseks mänguriks, küll peavad aga Hiinat endaga võrdseks mänguriks. Nad ei pea Indiat endaga võrdseks mänguriks, peavad aga Indiat siiski oluliseks mänguriks. Nad ei pea islamimaailma oluliseks mänguriks, aga islamimaailma tervikuna peavad nad siiski uues maailmapoliitikas teatud ulatuses mõju avaldavaks mänguriks. Ja nii me võiksime tuua veel ka Ladina-Ameerikast siin, eelkõige Brasiilia esile, võiksime tuua esile Aafrikast, Mustas Aafrikas Nigeeria eelkõige, Põhja-Aafrikas Egiptus eelkõige. See on multipolaarne maailm ja selle multipolaarse maailma malelaua malendite paika seadmine ja käikude tegemine nii, et see ei purustaks malelauda ja ei põhjustaks maletajate verist omavahelist kaklust. See on see poliitika, mida ajab praegu Donald Trump ja tema administratsioon. Euroopa selles konstellatsioonis ei mängi rolli. Euroopa Liit laguneb. Tollid, mille üle praegu tohutut kisa tõstetakse, on Donald Trumpi poolt ju sisse seatud mõnes mõttes äärmiselt mõnitavalt. Kui võtame nii, et baastollid Ameerika kaupadele Euroopas on 20%, siis eurooplastele kehtestati kõigest 10%-lised. Aga Euroopa nutab, halab, karjub, kaebleb. Eesmärk on ju tollivaba maailm ja eesmärk on Euroopa Liidu lammutamine, et Euroopa väikeriikidega, kellede hulka kuuluvad ka Inglismaa, Prantsusmaa ja Saksamaa, omavahel kahepoolselt asju ajada. Ja teiste riikidega samuti omavahel kahepoolselt asju ajada. Sellest kõigest peaks aru saama. Aga seni, kuni inimestel on kott peas ja nad jooksevad järjekindlalt peaga vastu seina ja räägivad, et selles on süüdi Donald Trump, ei ole võimalik sellest paradigmast välja tulla. Nii et lugupeetud Riigikogu liikmed ja avalikkus laiemalt, süvenege, lugege peale Eesti masendavalt lolli propaganda ka seda, mida kirjutavad teiste maailma riikide
ja erikeelsete riikide väljaanded. Aitäh! Suur tänu! Rohkem kõnesoove ei ole, sellega sulgen vaba mikrofoni. Ühtlasi lõpeb ka meie tänane istung ning kohtume homme siin Riigikogu täiskogu istungil jälle täpselt kell 10. Rahulikku õhtut!